Hea koolitus oli, andis mõtteid, et suures pildis on sihik mul õige, aga kus ma leian aja 240 vabatahtliku inimeseni personaalselt jõuda ja veel põhitöö kõrvalt, mis on samuti inimeste juhtimine. Siis tundub see Mission Impossible, kus juures on kõige keerulisem taibata seda, mis tasemel on vaja inimestega suhelda. Ehk meie 240 liikmelise meeskonna oskustase teadmiste tase on skaalal 1–10, ehk siis varieerub ilmselt iga skaala ühest äärest teise ja ma ei saa tihtipeale isegi aru, kui lähenen asjale lahendusele orienteeritult, aga hiljem saan teada, et toimus rünnak, ehk minu lähenemist võeti rünnakuna. Minu arust on vabatahtlik juhtimine eriti väljakutset pakkuv juhtimisstiil ja kahjuks ei ole ma leidnud ühtegi head raamatut või õppematerjali selle kohta. JUP Kaitseliidu koolis kahjuks selles osas ei ole mind edasi aidanud. Ehk on teil häid materjale jagada. Jällegi erinevad kohad, kus siin nagu alustada. Esiteks see, et sul on nagu niivõrd palju vabatahtlikke, keda juhtida on üliäge, sa saad sealt väga head kogemust. See on nagu epic. Ja nüüd, mis siin ongi võib-olla see esimene koht, millele ma peatuksin, on siis see, et sulle tundub, et see on Mission Impossible. Nüüd Mission Impossible, see kindlasti ongi, kui sa arvad, et sa saad 240 inimesega üksinda mingit isiklikus või professionaalset suhet arendada. Nüüd, nendel tingimustel tõenäoliselt, mis on sinu peas, kuidas sa näed ette, et neid inimesi juhtima peab, võib-olla ongi Mission Impossible. Siis tähendabki seda, et need kriteeriumid või need standardid, kui palju sina tahad aega panna kõikide peale, ei tundu väga loogilised või ei tundu väga siis tehtav. Mis tähendab seda, et ma pean nüüd tingimusi muutma, et millisel kujul on üldse realistlik sellist gruppi inimesi nagu juhtida. Ja kui me räägime mingis mõttes kaitseväe näitel puhul, siis keskmiselt öeldakse, et üks inimene saab juhtida vahetult selline, ma ei tea, 3–6 inimest. Ja kui sul on 240 inimest, siis see on justkui nagu 2 kompanid, ehk siis see on, ütleme, 150 + 150 meest, mis tähendab, et see on juba pool pataljoni, ehk siis mingis määral, ütleme, et see on üks 240 liikme ülem, üks inimene juhib neid, siis on sul see 240 liiget vaja jagada ära mingisuguseks rühmadeks, ma ei tea, 30 kaupa või 100 kaupa, kuidas iganes sa neid jagad, ja kui ma nagu seda võtaksin, näiteks kui me teeksime kaitseväe struktuuri, siis see oleks 220 liikmelist üksust, kellel mõlemal on üks juht, kellel on võib-olla lõpuks üks juht veel seal peal, kes siis neile hierarhiliselt juhib, siis see 240 saaks jagada reaalselt 4 30-seks grupiks, mis tähendab, et sul peaks olema 4 rühma ülemat, siis need rühmad oleks vaja jaotada 3 jaoks, ehk siis 10, 10 ja 10, ehk siis sul on veel 3 jao ülemat, ja siis jagude sees on veel sul, ma ei tea, pool jao ülemat, ehk siis kokkuvõttes, mida sul on vaja teha, on sul on vaja mingisugust juhtimisahelat, et sa jaatad selle inimeste juhtimise ära enam-vähem võrdseks ja realistlikuks, kuidas seda oleks võimalik teha. Sest et reaalsuses ei ole võimalik 240 inimest individuaalselt juhtida, isegi 10 inimest on keeruline juhtida, rääkimata siis 240-st. Eks mingisugust struktuuri on vaja. Ja nüüd selle jaoks, et sellise struktuuri põhjal... Ma korra segan vahele. No muidugi siit ei tule välja, võib-olla seal ongi see struktuur ka, aga ta lihtsalt, inimene tunneb lihtsalt ikkagi neid samu probleeme, et need tasemed erinevused on ja nii edasi. Ja kui on tasemete erinevus, siis mida meil ainuke asi, mis me teha saame, meil on vaja võimalik ühtlustada taset. Sest kui meil on olemas 1–10, meil on olemas 10 ja ühtesid, siis mismoodi me saaksime nendest ühtedest 5? Võib-olla me paneme nad kokku nende inimestega, kes on 10, et need 10 hakkaksid aitama ja toetama ja õpetama just siis neid ühtesid 5. Nüüd, kui sul on 10 ja 1, siis tõenäosus, et need 10 aitavad 1 5, on võib-olla suur tõenäosus, võib-olla need inimesed sobigi sellele kohale. Ehk see on vaja lihtsalt leida parem kompetents, aga kui sul on 240 inimest, siis 240 inimese seast kindlasti on inimesi, kes tahaksid vaeva näha. Ja nüüd siin ei pea lähtuma nii-öelda auastmest, et mis auaste on kellegi välja teenitud, vaid lähtuge siis sellest, mis on oskused. Ja siis on võimalik hakata seda taset ühtlustama. Ja üks viis, kuidas seda teha, ongi võtta siis, kas siis, ütleme siis kõrgemast me juhid eraldi, ütleme siis need, kes on
ma ei tea, rühmaülemad ehk siis 30 inimest juhivad ja seal ühtlustada kõigepealt juhtkonna tasemel, ühtlustame oma juhtimispõhimõtted, viisid, kuidas me asju ajame, sest seal on vähem liikuvaid osasid ja seal on meil lihtsam võimalik niisugust seminari teha. Sest kui võtaksime 240 inimest kokku, siis on meeletu laat, see peab olema väga hästi läbi mõeldud, kuidas see info inimesteni viia. Ja ehk siis, aga jällegi, point on siin see, et me tahaksime vähendada seda gruppi ja hakata kusagilt selle ühtlustamisega siis pihta. Ja teha siis oma nii-öelda valikuid vastavalt sellele. Aga kui oskusi ja teadmisi pole, siis meil on võimalik iseseisvalt vähemalt hakata käkerdama kas või kuidagi moodi, et seda ühtlustada, sest et meil on ju olemas mingisugused põhimõtted, mingisugused asjad, kuidas seda teha. Ja võttagi siis need inimesed, kes oskavad ja lasta neil siis õpetada, ehk siis teha cross-trainingut, ehk siis jagada ümber ja ühtlustada neid oskusi, mis meil juba olemas on meeskonnas. Ja see juba peaks andma palju parema nii-öelda tulemuse. Ja mida aega jällegi edasi, siis seda aja pikku meil hakkab tekkima teatud kultuur, teatud põhimõtted, mida me järgime, aga meil on vaja sellist joondust, meil on vaja selliseid kokkuleppeid ja jällegi tulles tagasi selle juurde, et nad on vabatahtlikud, siis minu arvates jällegi see, et nad on vabatahtlikud, sest seda vahel kasutatakse nagu sellise vabandusena. Et mul on vabatahtlikud, nad on raske juhtida, aga ei, aga tegelikult on inimestega tegelikult tegemist on ju, me kõik olemegi, mingis mõttes me kõik inimesed oleme vabatahtlikud vabas ühiskonnas. Me olen sellest varem ka nagu rääkinud, on ju. Just, et sellele vabatahtlike küsimusele tegelikult me lähenesime eelmine kord juba ja seal on see vastus olemas, aga mõnes mõttes, kui nüüd optimistlikult vaadata, siis see ongi nagu ju hea, et kui inimene on nõus midagi vabatahtlikult tegema, siis ta on ju veel motiveeritum kui see, kes tahab selle eest palju raha saada. Et ma arvan, et meie vastus on, et seal juhtimisprintsiipides ei ole mingit vahet, kas on vabatahtlik või palgatöötaja. Ja kui tuua siis välja, et mis on see hea võib-olla materjal, mida jagada, siis juhtimisstrateegia ja taktika käsiraamat on minu arvates kõige parem selle jaoks, sest et mida see just siin välja toob endast, et siin on nagu väga palju alustõdesid. Ehk siis lahingureeglid ja juhtimispõhimõtted on veel toodud, siin on ju kuidas sünnitakse või saadakse juhiks, juhtimine versus manipuleerimine, alluta oma ego on ju, juhid räägivad tõtt, siin on aluspõhimõtted, ole võimekas, aga küsi abi, usalduse võitmine ja suhete ülesehitamine, kuidas seda teha siis käsuliini pidi allapoole, ehk siis meeskonna suunas, kuidas seda teha käsuliini pidi ülespoole, kuidas juhtida ülesse, kuidas sellist hajutud juhtimise kultuuri nii-öelda luua, mis siin veel on? Kes on meeskonnas kõige tähtsam liige? Iga meeskonna liige on tegelikult kõige tähtsam. Kuidas me kontrollime kogu seda asja? Mida üldse tähendab sõna kontroll? Peale sunnitud kord, uhkus, käskude jagamine, jah mehed, halvad juhid, head juhid. Ehk siis siin on väga palju erinevaid oskusi, mis annavad just vastuseid nendele küsimustele ja kuna siin on tehtudki seda selliselt, et see on nagu manuaal, et sa tuled siia sisuliselt ja vaatad peatükid järgi, okei, millises ma ei tea, kategoorias minul see probleem praegu on ja hakkadki seda tegema. Näiteks antud konteksti puhul läheb väga hästi. Juhtimise abil õpetamine ja loomine. Negatiivse suhtumise korrigeerimine. Alandlikkuse õpetamine. Enesekindluse tekitamine või taastamine. Kõrgetasemelise meeskonna mängijate loomine. Ehk siis kõik need asjad, mis siin kirjas on tegelikult see, kuidas seda kõike teha. Kommunikatsioon. Anna üksel infot. Kuulu juttude kontroll. Selged juhised. Sest mina ütlen nii. Mikside rada ja nii edasi, ehk siis kui tahad otsida sellist väga head, ütleme, ühte raamatut, kus kohas sa saad vastuseid nendele küsimustele, siis kindlasti see on vaieldamatult üks parimaid nendest. Aga kõige rohkem, mida sul on vaja, võtta siit siis see lõik või see printsiip ja minna ja rakendada seda ja küsida siis tagasi selle kohta, mis teised arvavad. Hästi. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakkame jälgijaks, subscribe'i ja pane endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus, pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et
vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille kohta see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Ehk siis ärge muutuge robotiteks. See oleks kõige hullem asi. Ärge laske seda vabadust endalt ära võtta. Seda on lihtne ära võtta. Sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda. Või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te aga ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vot, see ongi minu sõnum. Edu teile!